Aeg-ajalt leiame end kõik keerulisest olukorrast, mida me ei oska lahendada. Tavaelus kasutame siis kõige sagedamini katse-eksitusmeetodit. Kuid kuidas teile meeldiks, kui arst teid katse-eksitusmeetodil raviks või kui kohtunik nii otsuseid langetaks? Aga kui õpetaja nii õpetaks? Viimased 15 aastat olen tegelenud sellega, et leida tõhusamaid viise, kuidas keerulistes situatsioonides otsuseid langetada. Minu uurimisteema on õppija ja õpetaja refleksioon. Refleksioon on metakognitiivne protsess, mille käigus õpitakse kogemusest, kas üksi või koostöös teistega. Refleksioon soodustab sügavat õppimist, aitab luua keerulisemaid ja integreeritud teadmiste struktuure, mille kaudu on teadmised hiljem paremini kättesaadavad ja kasutatavad. Oma uurimustöös olen tegelenud nii refleksiooni eesmärkidega, protsessi tõhustamisega kui ka tulemuste hindamisega. Oma doktoriõppes viisin uuringud läbi üsna erilise sihtrühma hulgas. Uurisin tulevaste professionaalsete tantsijate ja koreograafide koolitust ning refleksiooni rolli selles. Kasutasime ka videopõhist keskkonda, et üliõpilaste refleksiooniprotsessi tõhustada. Tulemused olid üsna positiivsed. Järgnevates uuringutes tegelesin refleksiooni kvaliteedi hindamisega. Aastal 2012 pakkusime kolleegidega välja uue viisi kvaliteedi hindamiseks, mis on üsna hästi vastu võetud ja omakorda edasi arendatud. Aastatel 2012 kuni 2015 tegelesin õpetajakoolituse üliõpilaste refleksiooni toetamisega. ETF uurimisgrandi ja Euroopa Komisjoni Comenius uurimisprogrammi projekti raames. Viimase käigus töötasime välja mitmeetapilise refleksiooni protseduuri ja tegelesime süsteemsemalt ka refleksiooni tulemustega ehk õpetaja praktilise teadmise tüpoloogia väljatöötamisega. Refleksiooni toetamine on mitmete minu juhendatavate uurimisteema. Eelmisel aastal kaitses doktoritöö Anu Sööt ja lähiajal jõuab kaitsmisele lähedale doktorant Raili Allas. Lõpuks kõige olulisem. Refleksiooniteemaliste uurimustulemuste põhjal oleme kolleegidega uuendanud Tartu Ülikooli õpetajakoolituse alus- ja praktikamoodulit ning viinud läbi mahukaid täienduskoolitusi tegevõpetajatele.